Kuid olgem ausad, meid on aidanud väga tugev pärituul. On olnud head ajad. Demokraatiad on olnud tugevad, lääne majandused niisamuti. Meil on olnud õnn võtta järele väärtustel lähedastele, aga jõukatele liitlastele, kes on vedanud meidki maailma tippu. Mis kõige tähtsam, on olnud rahu. See on andnud Eesti inimestele võimaluse nautida tunnet, et elu paranemine on paratamatu, et head asjad juhtuvad iseenesest ja vääramatult. Täna tunnevad paljud murega. Küllap me kõik tunneme, et pidev pärituul on raugenud. Meie kõrval käib toores ja küüniline vallutussõda, millele meie sõbrad ukrainlased kangelaslikult ja väga suurte kaotustega vastu panevad. Ei ole saladus, et Putini ja tema mõrvalliku režiimi püüdlused ei lõppe Ukrainas. Ei ole saladus, et Euroopal on ärkamine võtnud liiga palju aega. Teame sedagi, et NATO ühtsus vajab lähiajal meilt ja meie mõttekaaslastelt veelgi tugevamat pingutust. Ent sõda pole ainus, mis täna meie inimesi muretsema paneb. Määramatus majanduses, lääneriikide globaalse mõju kahanemine, suured üleilmsed kriisid, mida võimeldab vastuoluline ja sageli liiga tige inforuum. Kõik see põhjustab ebakindlust ja ärevust. Kaasa ei aita seegi, et valitsuste käed jäävad kõigi kriiside kiirel lahendamisel lühikeseks. Eelarved on miinuses, riigid võlgades, maksukoorem paisub, kuid teenuseid jääb pigem vähemaks. See on ühtviisi iseloomulik paljudele riikidele meie kõrval, ka meist rikkamatele. Raha kulub justkui üha rohkem, kuid vastu saab üha vähem. Pole ime, et paljud meie seast tunnevad, et ollakse ummikus. Pole ime, et usaldus valitsuste, poliitikute, aga teiste ühiskondlike institutsioonide vastu on madal. Lahendus, ma usun, on meie kätes. Kindlustunde kadumise, ängi pettumuse, võõrandumise ja usaldamatuse põhjuseid on otsitud igalt poolt. Küll on leitud, et süüdi on eliit, kes ei hooli oma inimestest. Küll on pahad globalistid, küll linnainimesed või teadlased. Mõne arvates on süüdi kapitalistid, mõne arvates sotsialistid, mõne arvates liiga kõrged ja teiste arvates liiga madalad maksud. Tegelikult on põhjus liiga väheses vabaduses. Eneseusu kaotus ja sellest tulenev käega löömine ja allaandmine ning vahel ka kirumine ja siunamine tulevad tundest, et minu sõna ei maksa, mind ei kuulata. Minust ei sõltu midagi ja ma olen üha suuremate kriiside küüsis jõuetu, teisejärguline ja ebavajalik. Tunne, et asjad lähevad hooga allamäge, aga ma ei saa midagi teha, sest olen ju tähtsusetu.